Keskklass on steriliseeritud. Enamik inimesi arvab, et sündimuse langus on seotud ainult rahaga. Paarid vajavad ellujäämiseks 2 sissetulekut ja laste saamine tundub võimatu. Nad eksivad. Suurimad jõud, mis sündimust alla viivad, ei ole sõda, kliimamuutused ega isegi majandus. Need on bürokraatia, ohutusnõuded ja planeerimisotsused. Tegelik kriis pole veel isegi alanud ja peaaegu keegi ei räägi sellest. Kui poisid sõjast koju tulid, läksid nad hooga käima. Rohkem kui ühes mõttes. Pärast teist maailmasõda sai USA infrastruktuur ja majandus tohutu tõuke. Sõjast ellujäämise eufooria pani paljusid inimesi tundma, et on õige aeg lapsi saada ja paljud jätkasid laste saamist. Sündimus püsis 1950-ndatel suhteliselt stabiilsena, aga beebibuumi ei saanud igavesti kesta ja see hakkas 60-ndatel langema. Langedes kõigi aegade tipust 25,3 tuhande elaniku kohta 1978. aastaks 14,76-ni. Ja see aina langes. 2026 aasta seisuga on sündimus 11,96, mis on madalaim tase viimase 70 aasta jooksul, kuid siiski kaugel arenenud maailma halvimast. Prantsusmaa on praegu 10,76 juures, samal ajal kui Jaapanil on see 6,96, mis on tunduvalt alla taastetaseme. Inimesed lihtsalt ei saa lapsi. Kuigi Ameerika Ühendriikide rahvaarv veel ei kahane, vaatavad paljud inimesed trende ja mõtlevad, kui tõsised võivad olla tagajärjed. Lõppude lõpuks on USA ajaloo suurima pensionile minekulaine lävel, kuna beebibuumerid lahkuvad tööjõuturult. Kes neid siis asendab? Üle kogu Ameerika Ühendriikide näeme juba sündimuse languse tagajärgi tühjade hoonete näol. Chicago on selle nähtuse epitsenter, mida inimesed nimetavad kummituskoolide nähtuseks. Regentidel pole piisavalt lapsi, et täita kõik istekohad neis hoonetes, mille nad on pühendanud järgmisele põlvkonnale. Manhattan Institute'i 2026 aasta märtsis tehtud uuring näitas, et Frederick Douglass Academy High Schoolis, mis on ehitatud mahutama üle 1000 õpilase, oli hetkel kirjas vaid 27 õpilast. See polnud üksikjuhtum. Kogu Chicagos tuvastati 255 alakasutatud kooli. Neist 145 olid rohkem kui poolenisti tühjad. Nüüd seisavad omavalitsused silmitsi raskete otsustega. Pooltühjade koolide personali ülalpidamine on kulukas ja mõttetu ning paljud koolid asuvad väärtuslikul kinnisvaral. Seetõttu otsustavad koolipiirkonnad koole sulgeda, maad ümber kasutada või müüa ning õpilasi ümber paigutada. See on kõige märgatavam algkoolides, kus noored õpilased saadetakse uutesse koolidesse, mis häirib nende haridusteed ja sõprussuhteid. Aga kui õpilasi pole piisavalt, ei jätka koolipiirkond kooli tegevust lihtsalt heast tahtest. Kuid see võib olla alles sissejuhatus palju suuremale probleemile. Probleem pole ainult selles, et inimesed otsustavad mitte lapsi saada. Asi on selles, et need, kes siiski lapsi saavad, ei saa neid enam kaugeltki nii palju kui varem. Suured pered olid kunagi tavalised, nii et need olid regulaarselt esindatud telesaadetes ja filmides. See polnud ainult meelelahutus, vaid paljude jaoks ka ihaldusväärne eeskuju. Tänapäeval tundub see aga juba nagu ulme. Mõte Ameerikast, mis on suurte perede suhtes vaenulik, hakkas levima siis, kui emablogija ja aktivist Bethany Mandel kirjeldas kummalist nõiaringi, kuhu ta sattus. Ta üritas registreerida oma perekonda kogukonnakeskuse liikmeks. Mandelil ja tema abikaasal on 6 last, kuid pereliikmepakett võimaldas ainult kuni 4 lapsega peresid. Asutus ei püüdnudki suuri peresid otseselt välja jätta. Nad lihtsalt ei osanud arvestada, et peaksid nendega arvestama. See on sama lugu linnades üle kogu Ameerika. Paljud vanemad tunnevad, et süsteem justkui karistab neid suurema pere eest. Ja iroonilisel kombel tehakse seda kõike laste turvalisuse nimel. Kuigi räägitakse palju sellest, kui halb aeg on praegu laste saamiseks, on tegelikult paljudes aspektides laste jaoks kunagi varem nii turvaline olnud. Laste suremus haigustesse, sealhulgas vähki, väheneb. Laste röövimised, mis saavutasid haripunkti 80-ndatel, on märgatavalt vähenenud ning ka õnnetustest tingitud surmad on samuti langenud. See on osaliselt tingitud suurenenud turvameetmetest igal pool, kuid need edusammud on muutnud ka suure pere kasvatamise palju raskemaks. Lapse saamine ei tähenda enam lihtsalt üht suud rohkem toita. See tähendab spetsiaalse varustuse ostmist, kodu lapsekindlaks tegemist ja sageli ka auto uuendamist. Iga uus laps tähendab uut võrevoodit, uut turvatooli ja lõpuks ka uut magamistuba. Lapse kasvatamine kuni 18. eluaastani maksab tänapäeval USA's umbes $300,000. Üle 10% sellest kulub esimesele aastale, mil laps on kõige haavatavam. Paljudes suurtes peredes oli tavaline, et uus laps sündis vaid veidi üle aasta pärast eelmist. 3 alla 3-aastast last kõlab tänapäeva vanemate jaoks nagu õudusunenägu. Iga uus laps tähendab järjekordseid turvameetmeid ja mõnel juhul ei seisne asi ainult varustuse ostmises. Oluline on, et kodu oleks piisavalt suur, et mahutada kiiresti kasvavat peret. Aga suurlinnad muudavad selle võimatuks. Kinnisvaraturu inflatsioon tähendab, et äärelinnas võib algtaseme ühe pereelamu kergesti maksta $500,000. See kodu on paljude jaoks pigem kättesaamatu unistus kui saavutatav eesmärk. See jätab miljonid inimesed otsustama, et lihtsam on jääda alaliselt üürnikuks, isegi kui see tähendab, et enamik nende palgast läheb üürileandjale.
aga isegi selles osas pole lihtne leida ideaalset kohta pere kasvatamiseks, sest perele sobivad korterid kaovad sootuks. Kõikides kortermajades, mis on kõrgemad kui 3 korrust, peab olema 2 eraldi trepikoda. Tulekahju või muu õnnetuse korral ei jää keegi väljapääsust ilma. Kahjuks sündis see ehitusnorm traagilisest sündmusest, sajandite vanune reegel, mis sisuliselt eemaldab iga hoone keskosa ja sunnib kasutama pikki kitsaid koridore. Alles jääb vaid õhuke ruumiriba akende ääres ning see sobib hästi stuudiokorterite ja väikeste 1 magamistoaga korterite jaoks. Kõik, mis on suurem, muutub probleemiks. Praegu on New Yorgis kõige ihaldatum 3 magamistoaga korter. See on peaaegu hädavajalik, kui pere tahab mitut last, kuid suured korterid ei ole suur äri. Tänu tuleohutuseeskirjadele ja kasumimarginaalidele on palju ahvatlevam jagada hoone võimalikult paljudeks üksusteks. Selle tulemuseks on eluasemeturg, mis ei ole mõeldud peredele. New Yorgis suurtes ja uutes hoonetes on 1 magamistoaga kortereid umbes 10 korda rohkem kui 3 magamistoaga kortereid. Seega pole üllatav, et suuremate korterite hinnad on tõusnud ainuüksi 2025 aasta 4. kvartalis 7%. Maaklerid kirjeldavad taskukohase 3-toalise korteri otsimist peaaegu lootusetuna. Need vähesed, mis turule jõuavad, kaovad pakkumissõdadesse. See pole aga ainus probleem, millega lapsevanemad silmitsi seisavad. Kui on üks valdkond, kus mitme lapsega pere elu on muutunud koormavaks, siis on see auto. Enamik 4-aukselisi sõidukeid on varustatud turvatoolide jaoks. Enamiku perede jaoks sobib see hästi isegi siis, kui neil on 2 last. Kui lapsi on rohkem, muutub asi keeruliseks. 3-lapselisi peresid ei peetud isegi beebibuumerite ajal suureks, kuid nüüd pole nende jaoks lihtsalt infrastruktuuri olemas. Ainult mõned turu. 50 populaarsemast sõidukist, sealhulgas Toyota Sienna, Honda Pilot ja Volkswagen Atlas, on varustatud nii, et tagaistmele saab kinnitada 3 turvatool. 3 turvatooli vajadus tundub ebatõenäoline, välja arvatud juhul, kui peres sünnivad lapsed järjestikku. See kõik taandub ohutusele, kuid mõned ütlevad, et sellega on mindud liiale. Paljud inimesed seostavad turvatoole inikute ja väikelastega, kuid te oleksite üllatunud, kui paljud osariigid seda reguleerivad. New Jerseys, mida peetakse üheks kõige ohutusele orienteeritumaks osariigiks, kehtivad ranged reeglid, mis hoiavad paljusid lapsi istmekõrgendustes palju kauem kui arvata võiks. Kuni 2 aasta vanuseni peavad lapsed olema seljaga sõidusuunas turvatoolis, millel on 5-punktrihmad. Kuid isegi kuni 8 aastani peavad lapsed olema näoga sõidusuunas turvatoolis või istmekõrgenduses. 3 turvatooli tagumisele istmele mahutamise probleem ei tundu suur, kui arvestada, et neid kasutavad vaid inikud ja väikelapsed. 3 lapse saamine 5 aasta jooksul on tänapäeval üsna haruldane, kuid see muutub palju suuremaks probleemiks, kui ruumi on vaja ka lapsepõlve jooksul. Äkitselt tundub terve uue auto ostmine kasvava pere jaoks hirmutav või lükatakse järgmise lapse saamine edasi. See on niinimetatud mahtuniversaalimaks ja sellel on tõeline mõju. Uuringud näitavad, et alates 1977 aastast on turvatooli kasutamise vanusepiiranguid tõstvad seadused nendes osariikides sündimust aktiivselt vähendanud. Kui naisel on mõnes rangemate reeglitega osariigis 2 last, kes peavad veel turvatooli kasutama, on tal 0,73% võrra väiksem tõenäosus saada 3. laps. See tähendab umbes 8000 sündi vähem igal aastal. Kokku on alates 1980 aastast sündinud ligikaudu 145 000 last vähem. Ja see protsess on ainult kiirenenud. 90% langusest on toimunud pärast 2000 aastat. Suure pere pidamine muutub järjest raskemaks ja seepärast loobuvad paljud inimesed sellest. Aga isegi kui me homme parandaksime kõik tsoneerimisseadused ja turvatoolide regulatsioonid, oleks ikkagi veel üks probleem. Inimesed peavad kõigepealt üksteist kohtama. Varem polnud inimestel muud valikut, kui minna välja ja kohtuda inimestega silmast silma. Tutvumine käis nii, et tutvustasid end kellelegi oma koolis või avalikul üritusel, leppisid kokku kohtingu avalikus kohas ja siis vaatasid, kuidas teil klapib. Aga nüüd saavad inimesed luua ja lõpetada suhteid ilma, et nad kunagi kedagi päriselt näeksid. Kõik see on tänu sellele maagilisele väikesele ristkülikule meie taskus. Nutitelefonid tähendavad, et kõigil on kogu aeg ligipääs tutvumisrakendustele. Paljude jaoks on suhete loomine või neist keeldumine sama lihtne kui vasakule või paremale pühkimine. Ja see tähendab, et kõigil on palju vähem lõbu. Üldiselt on seksuaalelu märkimisväärselt vähenenud. Ameerika täiskasvanud seksivad nüüd aastas umbes 9 korda vähem, ainult 54 korda võrreldes varasema 63 korraga. Aga neid numbreid mõjutavad tugevalt abielupaarid. Noorte jaoks, kes pole kunagi saanud võimalust päriselus kohtamas käia, võib olla raske leida õiget inimest, kellega sidet luua ja see tsükkel käima lükata. Elu muutub järjestikusteks möödalastud võimalusteks sideme loomiseks. Ja isegi nende jaoks, kes leiavad õige partneri, muutub elu justkui Netflix and chilliks, ainult et ilma chillita. Elu on nüüd täis segajaid ning nutitelefon on 2 teraga mõõk. Iga päev, iga minut pommitatakse meid teabe, teadete ja pilkupüüdvate meelelahutuspakkumistega. Kui varem võis paar koju tulla ja teineteise seltskonda nautida, siis nüüd on nad isegi koos olles omaette maailmas. Nad võivad olla paar, kuid kummalgi on oma isikupärastatud algoritm. Ja see on sageli võimsam kui seksuaalne tõmme.
sellest on saamas kriis ning valitsused pööravad sellele tähelepanu. Lõuna-Koreas on üks maailma madalamaid sündimuskordajaid, 6,69, mis on tunduvalt alla taastetaseme. See on tingitud paljudest samadest põhjustest nagu Ameerika Ühendriikides, sealhulgas tehnoloogiamahukas kultuurist, kuid see on seotud ka äärmiselt konkurentsitiheda akadeemilise ja töökeskkonnaga riigis. Inimesed veedavad sageli suurema osa oma ajast edu nimel pingutades, mistõttu jääb neil vähe aega partneri leidmiseks. Paljud tegurid, mis mõjutavad ka Ameerika Ühendriike, nagu kõrged eluasemehinnad, on Lõuna-Koreas veelgi äärmuslikumad. See on viinud selleni, et paljud analüütikud peavad sündimuse kiiret langust eksistentsiaalseks ohuks. Valitsusel hakkavad võimalused otsa saama, nii et nad üritavad probleemi lihtsalt rahaga lahendada. 2022 aastal oli Lõuna-Koreal maailma madalaim sündimus, 0,78 last naise kohta. See on vaevu kolmandik, 2,1 lapsest, mis on vajalik rahvastiku taastootmise tagamiseks. Vananeva rahvastiku ja ähvardava pensionikriisi tõttu tahtis valitsus tugevalt investeerida sellesse, et julgustada noori inimesi pidama perekonda oma tuleviku oluliseks osaks. Sündimuse tõstmiseks mõeldud programmidesse oli investeeritud üle $200 miljardit. Aga kas mõni neist jõuaks probleemi juurdeni? Mõned uued algatused hõlmasid vanematoetuse enam kui kahekordistamist, 300 000 woni pealt 700 000 wonini, mis on umbes $500 kuus. Kuid 2024 aastaks oli see tõusnud 1 miljoni wonini ehk $770. Ettevõtteid julgustati korraldama beebimessesid, kus reklaamiti oma tooteid uutele ja tulevastele vanematele. See oli Lõuna-Korea viljakuse viimane lootus. See ei toiminud. Sündimus jätkas langemist. Ja kui küsida kohalike käest, siis valitsus lihtsalt viskab raha tuulde, sest nad saboteerivad end ise. Lõuna-Korea on endiselt suhteliselt vaenulik ebatraditsiooniliste perede suhtes, kuna enamik toetusi on saadaval ainult traditsioonilistele mees-naine paaridele, kellel on lapsed. See muudab selliseks protsessiks, kus on palju kohti, kus asi võib nurjuda. Mõne inimese jaoks tundub lapse saamine endiselt rõõmus ja spontaanne sündmus, kuid neile jõuab kiiresti kohale ka asja teine pool. See on tohutu, elumuutev otsus, millega kaasnevad väga suured rahalised kulud ja strateegilised otsused, millest ei saa lihtsalt kõrvale hiilida. Paljude paaride jaoks on enne vaja läbi teha terve rida sündmusi. Kõigepealt käid kohtamas, leiad endale sobiva partneri, siis mõlemad saavad oma karjääris järje peale nii kaugele, et oleks võimalik last ülal pidada. Ja alles siis alustate, eeldusel, et aeg teist enne mööda ei lähe. Babybumerid ja X-põlvkond ei saa aru, miks uued põlvkonnad nende eeskuju ei järgi. Aga tõsiasi on see, et maailm, kus nemad üles kasvasid, ei eksisteeri enam. Üks põhjusi, miks tol ajal olid suured pered võimalikud, oli traditsiooniline perekonnastruktuur. Isa töötas rasket, kuid kindlat täiskohaga tööd, sageli sama ametit, 40 aastat järjest. Ema jäi koju ja hoolitses kasvava pere eest. Kuid tänapäeval on ainult 20% peredest sellised, kus üks vanem on kodune, kusjuures need on peamiselt maapiirkondades. Linnades on kahe sissetulekuga majapidamised peaaegu hädavajalikud, isegi siis, kui peres pole lapsi. Kahe sissetulekuga majapidamine toob küll rohkem raha sisse, kuid muudab oluliselt ka logistikat, tekitades suuri ajavahemikke, mil kumbki vanem ei pruugi olla kättesaadav. Maailm on muutunud ja just perekond tunneb selle mõju. On lihtne süüdistada majandust rahvastiku vähenemises. See on küll probleem, kuid mitte peamine põhjus. Reeglid ja määrused on sisuliselt olnud suuremate perede hukatuseks. Üks laps tundub elus tohutu saavutusena, 2 last tundub juba suur ettevõtmine, 3 last näib olevat ületamatu mägi, mida vallutada. Enamik paare ei hakka oma mägironimisvarustust selga panema. Nad lihtsalt istuvad mäe jalamil ja on rahul sellega, mis neil on. Rahvastiku vähenemine on tõsine kriis, aga kui halb oleks olukord, kui sünde üldse ei oleks? Vaata videot, mis juhtuks, kui aasta aega ei sünniks ühtegi last, et teada saada hirmutav tõde, või klõpsa sellele videole.